Nii, me paluksimegi siia nüüd meie esimese arutelu juhi, kelleks on Hendrik Roonemaa. Hendrik Roonemaa, teeme Hendrikule sõbraliku aplausi. Plaksutabki nii noor kui vana. Hendrik, millest esimesel arutelul rääkima hakatakse? Katsume... Ütle uuesti. Üks. Jah, nüüd ma olen üle väljaku kuulda. Me katsume esimesel arutelul paika saada selle, et kas 21. sajandil, kui meie ümber on hästi palju digitehnoloogiat ja me võime, kes siin VR-i proovis, eks ole, kas või minna dinosauruste juurde, kui me tahame, et kas meil sellist nagu füüsilist Eestit näiteks on üldse vaja? Mida me peale hakkame sellega? Me võime laulupidu korraldada ka internetis ja kes on Ameerikas, kes Austraalias. Ehk me müüme põhimõtteliselt soomlastele kalli raha eest selle tükikese maha, igaüks läheme elame seal, kus on, ostame prillid ja oleme virtuaalselt Eesti kodanikud edasi. No ja näiteks, et kui meil see ei taha enam siin võib-olla füüsiliselt kõik olla, ilm on kehv, eks ole, mõnikord, et kolime laiali ja oleme internetis. Ja soomlased saavad ju osta selles kontekstis endale ühe lõunamaa, kui nad ostavad ära Eesti. Põhimõtteliselt küll, jah. Nii et selles mõttes ei ole üldse paha plaan, nemad paneksid kõva raha alle ja meie saame igaüks endale Lõunamere saare. Väga tore debatt tuleb ja kes on sinu esimesed külalised? Ole hea, anna juba ise teada. Minu esimesed külalised on Eesti iduettevõtja Sten Tamkivi ja Euroopa Parlamendi liige Marju Lauristin. Ma palun nad siis lavale. Nii, palun võtke istet. Nõnda, hakkame siis arutama selle üle, jah? Selle üle, miks me siin kõik oleme füüsiliselt. Muide, meid kantakse ka näiteks internetis praegu üle ja tegelikult ei ole üldse välistatud, et seal on palju rohkem rahvast jälgib meid kui siin platsi peal praegu. Üldse olemegi olemas. Ja võt, kas me üldse oleme olemas, see on ometi küsimus, aga ma alustaks võib-olla sellest, et Sten, sina olid, eks ole, päris pikka aega Skype Eesti juht ja selle järgi sind Eestis päris palju tuntakse, aga sa tegeled nüüd ühe uue ettevõtte rajamisega ja minu see teema püstitus on suhteliselt paljuski inspireeritud sinu ettevõtte nagu eesmärkidest. Mulle tundub, et sinu eesmärk oleks see, et inimesed koliksid võimalikult palju ringi üle maailma. Kui ei meeldi, mine minema. Meie eesmärk on tegelikult see, et inimesed leiaksid endale kõige parema koha maailmas selleks, et teha, mida nad tahavad teha. Ja seal on paar nüanssi. Mõne inimese jaoks ongi see koht, kus ta on, näiteks ta elab Põlvas ja ta peabki Põlvas olema, seal on kõige parem olla tal ja see on ka tore. Mõne teise inimese jaoks võib olla juhtunud see, et ta sündis juhuslikult riiki, kus käib sõda, on kõrged maksud, ahistatakse teda mingisuguse välise tunnuse põhjal, pole piisavalt riskikapitali, et oma äri alustada, mis iganes need asjad on, mis tema hetkeasukohas ei ole maailma kõige paremad ja me aitame tal leida, et kus ta olema peaks. Et me teeme tarkvara, mis aitab inimestel leida, kus kohas maailmas nad peaksid elama ja töötama. Aga kumb see nagu enne tuleb sinu jaoks, kas inimestel see selline nagu soov minema kolida või ringi kolida on sees olemas või sa pead kõigepealt tekitama selle soovi ja alles siis sa saad hakata neile müüma oma seda päris toodet, et kuhu siis kolida? See protsess juba pöördumatult käib. Et mis on juhtunud maailmas on see, et on paar sellist... 20 inimest siia tuleks, siis mõnikord on nii, et inimene ei usu seda, mis ta ise silmad näevad, vaid ta kuuleb, mis talle ütleb meedia, ütleb, oi issand, kui õudne, kohe tuleb seda, kohe tulevad siia, eks ole, miljon võõrast inimest, kohe tuleb kliimamuutus, kohe hakkavad meie kõik need puud kuivama ja nii edasi, ruttu minema, eks ole. Siis läheb kuskile tundmata kohta, seab ennast seal sisse, siis selgub, seal on omad hädad. Aga kas tänapäeva inimene on siis, ütleme, tänu tehnoloogia arengule kuidagi teistsugune, et ta on valmis nagu kuidagi kergemini hülgama näiteks oma ühiskonda, oma rahvuskaaslasi, lihtsalt sellepärast, et näiteks üks äpp ütleb, et mujal on parem. Kuule, kullakene, ma tahaksin öelda, et inimene on ikkagi suure osa ajaloost, väga suur osa inimkonnast olnud ju rändrahvad. Nii et see paiksus on tegelikult suhteliselt uus asi. Soo? Loomulikult. Ei, no ma mõtlen, et kuidagi võib-olla teistpidi on siis meie teadvuses, et olles ise kasvanud, eks ole ju väga selles paiksuse nagu keskkonnas üles, siis ma ei kujuta ette, et miljonid ja miljonid meie ümbert siit peaks hakkama kuhugi ära minema. No eestlased ongi üldiselt üks Euroopa väiksemaid rahvaid ja see on ka ju nii, et nagu mõnel taimel on sügavad juured ja teisel on üks pinnmised juured. Ilmselt Eesti rahval on küllalt sügavad juured, see oma pinnas, see toitaine, mis me siit saame, kas sama hingeline või vaimne toitaine, see tuleb üsna kuskilt sügavalt, me isegi ei saa aru võib-olla kust kohast. Mõni teine rahvas on võib-olla teistsuguse juurestikuga ja väga ruttu kohaneb igal pool. Paar kommentaari. Üks asi, mis sa ütlesid, et sa kasutasid sõna hülgama.
ma arvan, et üks hästi huvitav asi, mille tehnoloogia on meile andnud, on see, et sa ei pea külgama. See kultuuriruum, see keskkond, näiteks on üks Eesti ettevõtja Allan Martinson, kes veetis vahepeal väga palju aega Californias, siis temaga me arutasime seda, et kummas võtab rohkem aega eestlaseks olemine, kas Californias või Tallinnas. Sellepärast, et sa istud samas meediaruumis, sa istud samades grupivestlustes, samade sõpradega, kes saadavad samu ajaleheliike. Loed sama Delfit. Loed sama Delfit ja sind vihastab võib-olla mingisugune uudis, mis ei kajasta sinu maailmavaadet isegi rohkem, kui sa oled kaugel, sest sa ei tunneta, kui palju see on nagu ühiskonnas nagu tervikuna kandepinda, et kas see oli nagu mingisugune ekstreemne arvamusavaldus ühes portaalis või see on nagu üldine arvamus tänavatel ja ma arvan, et see on üks asi, et inimeste see, kuidas sa töötad, kuidas sa hoiad oma sõpruskonda koos, kuidas sa suhtled oma perekonnaga, et kõik need videokommunikatsioonitehnoloogiad Skype'ist alates ja igasugused muud vahendid tähendavad seda, et jällegi see, et sa oled füüsiliselt mujal, ei tähenda, et sa oled automaatselt teises kultuuris. Ja teine kommentaar, mida me oleme näinud väga palju telefoni kasutajate juures, me on täna kuskil 120 000 teabetöötajad, kes meid kasutavad ja on oma kontot teinud. Üha vähem küsivad inimesed, kas ma peaks kolima Tallinnast Londonisse, kas ma peaks kolima Berliinist Moskvasse, kas ma peaks kolima San Franciscost New Yorki, või nad küsivad väikse nüansi võrra teistsugust küsimust, mis on see, et kui palju aega peaksin ma veetma kohas X. Et näiteks noor ettevõtja, kes oleks 10 aastat tagasi kolinud ilmselt Horvaatiast San Franciscosse lootuses, et Silicon Valley'st tabatud õnn, täna ta küsib, kas ma peaks seal olema 2 nädalat kvartalis või 2 kuud aastas või mis on piisav. Ja see ongi see asi, et praegu inimesed on hakanud ju hoopis teisiti ka oma seda aega ja kõike mõõtma ja üldiselt mõõdavad väga palju asju ajaga. Mitte niivõrd kilomeetritega. Mitu tundi läheb, näiteks kui meil see Brüsseli lennujaam nüüd on niisugune, kust hästi läbi ei saa, siis tundub, et Brüssel on läinud kohe mitu korda kaugemaks. Ja ma arvan, et siin ongi väga tähtis, et me näeksime ka Eestit selle pilguga, et me ei oleks niisugune Euroopa nurgatagune, kuhu on väga raske saada, võtab väga palju aega. Kui me oleme see koht, kust väga ruttu pääseb igale poole, siis see ei tähenda, et meilt inimesed ruttu ära lähevad, vastupidi, siis ma arvan, et inimesed on rohkem siin. Käivad sagedamini. Jah, me oleme teinud nüüd oma teemasse sissejuhatuse. Ma tahaksin esile tõsta mõningaid inimesi, kes meil publiku hulgas on. Meil on oma agendid seal. Nimelt see ei ole siin ju lihtsalt arutelu, vaid see on ikkagi arvamusfestivali arutelu. Ja kui ma paluks teil lehvitada, meil on arvamusfestivali vabatahtlikud publiku seas. Tõstke käed püsti. Nemad on need, kelle ülesanne on teie vahel ka seda debatti käima tõmmata ja mingil hetkel me katsume siis publikut siia kaasata ja minu küsimus võiks esimene mõtteküsimus, mille ma võiks teile välja visata täna on see, et miks te ikka veel siin olete. Täna on ilus ilm, aga alles üks päev ei olnud ja mul on selle tunnistuseks kõva nohu. Et mõelge ja millalgi me pöördume selle küsimusega siis teie poole, et miks te olete ikka veel Eestis, mis on see, mis teid siin hoiab. Aga edasi minnes siit, Sten, kas sa oskad ette kujutada näiteks tulevikku või on see täiesti oleks ulme, kui me päriselt suurem osa eestlasi kolikski siit ära ja me oleks hinges ja Delfis ja Facebookis lihtsalt eestlased edasi? Jällegi, see on jälle selline binaarne küsimus, kui koliksid ära. Ma kindlalt tahaks, et üha rohkem eestlasi käiks Eestist väljas. Sest elu on näidanud, et inimesed, kes ei ole kunagi Eestist väljas käinud, kes ei ole kunagi oma kodulinnast väljas käinud, siis nad kipuvad ka kartma kõike seda, mis ei ole selline nagu seal kodulinnas, mis tekitab igasugust stressi ja probleeme. Kui sa ei ole läinud teist värvi inimest ja kui sa ei ole näinud inimest, kes on just noorem või vanem või õppinud mingit teist asja, siis sa ei oska taga suhestuda ja siis tekitab nagu probleeme. Ehk siis näiteks ma väga pooldan seda, et Eestist läheksid noored õppima Eestist välja, et nad käiksid rohkem vahetusõpilaseks, et nad oma bakalaureuse perioodil juba veedaks aasta. Jaa, ma saan aru, aga et nad võtaks sinu telepordi lahti ja vaataks, et ohoo, võin valida 1000 kilomeetrit sinnapoole palju, parem elu. Ja siis nad, minu hinnangul nad käivad ja nad tulevad ja ma tahaks, et ka toimuks teistpidi, et väga palju rohkem tarku inimesi tuleks Eestisse ja veedaks siin aega. Ehk siis Eesti ei oleks selline kinni koht, kus kas eestlased on või ei ole binaarne küsimus, vaid on küsimus, kui palju on siin eestlasi, kui palju teisi rahvaid, mis on Eesti kultuur, mis on see ühisosa ja kõik need. Ja, aga miks me peaksime siin olema, kui tõesti on mingid numbrilised andmed, mis ütlevad, et siin ei ole nii hea kui näiteks Berliinis? Miks me peaks olema siin? Mul on väga lihtne vastus armastusest. Eestis ei ole mitte mingit muud põhjust olla kui armastus. Armastus mille vastus? Armastus selle õhu, selle mere, selle maa, selle linna, selle looduse, nende inimeste, selle ajaloo, ükskõik kui raske ta on selle vastu. Ja nii ongi. See on seesama küsimus, miks sa oled oma naisega abielus. Palju teisi, palju paremad naisi on.
Ei, ma tahtsin mõelda, et kus teine oleks teinud selle kolimisäpi asemel äppi, et kellega abielluda. Neid on muide et paneme selle kõik numbritesse, et siis ma oleks leidnud, et jah, et ma küll väga armastan sind, aga mul on, näed, seal on parem. Et kas ma siis oleks ära kolinud. Jah, see on huvitav küsimus. Aga mõneti, eks ole ju see tehnoloogiline areng tegelikult nagu väga kultiveerib seda sama nagu virtuaalset olemist. Et sul oli tegelikult õigus, Sten, kui sa ütlesid, et välismaal eestlane olla on tihtipeale lihtsam kui Eestis olla. Või vastupidi, mõnikord piinalik. Ma ei tea, et see, me kogu aeg liigume sinnapoole, et me, kas või see, eks ole, mida me teeme e-residentsusega ja... Vot just, residentsus on suurepärane näide seepärast, et maailmas käsitletakse erinevalt, on erinevad viisid olla riigiga seotud. Meil on näiteks pass, mis on suhteliselt hiljuti leiutis. Passid on sellised esimese maailmasõja kandist pärit, et inimesed arvavad, et pass on 2000 aastat vana, tegelikult ei ole. Mis paneb sind sunnismaiseks mingite kujuteldavate joonte sisse näiteks. Ja siis on teised asjad, näiteks selline asi nagu maksuresidentsus, mis üldiselt rahvusvahelises õiguses tähendab seda, et kui sa kuskil riigis oled üle 183 päeva aastas, siis sa oled selle riigi ees kohustatud sinna jätma makse ja nii edasi. Ja siis võib-olla teine äärmus on see, et sa lihtsalt tunned, et sa oled hingelt eestlane ja sa pole seal ammu käinud. Et ma arvan, et see gradient on järjest vähem nagu üheselt defineeritav. Et on inimesi, kes eelistavad elustiile erinevates nendes otsades, on inimesi, kes armastusest püsivad Eestis 365 päeva aastas, on neid, kelle jaoks on armastus see, et ta hoiab iga aasta 185 päeva, et maksud jääks ikka Eestisse, ja on mõni, kes käib iga 3 aasta tagant, aga on kõige kõvem Eesti patrioot kuskil Londonis näiteks. No siin on teine külg ka, see armastus nõuab ka mingit pühendumust ja kui kõik lähevad kuskile mujale Eestit nautima, siis varsti ei ole siin enam Eestit, sest et siis tulevad siia teised inimesed ja siis on küll kujutuses olemas Eesti ja sul on võib-olla fotod ja kõik see videokeskkond on sul Eestist, aga siis sa tuled siia ja avastad, oi, ei olegi Eestit enam, mis ma siis nüüd teen, eks ole. Siis võiks tulla ka see mõte, kas mina ka kuidagi süüdi olen, et enam ei ole. Aga kas sellises maailmas üldse on vaja Eestit sellisel kujul? Milleks? Milleks üldse elu vaja? Ei, no elu on väga igal poole võib elada. Erinevat elu. Reisid ringi, et sellest ei juhtuks tegelikult ju tõenäoliselt isegi eestlaste jaoks midagi, kui ühel päeval seda Eestit enam ei oleks. Eestlaste jaoks juhtuks väga palju, kui ühel päeval Eestit enam ei oleks. Eestlaste jaoks juhtuks ikka väga pahasi siis. Aga teiste inimeste jaoks see juhtuks, tegelikult paneks tähele. Hiinlased paneks kindlasti tähele, kui Eestit enam ei oleks. Ameeriklased ka ei paneks tähele. See on üks viis sellest mõelda on see, et Eesti eestlaste jaoks, Eesti maailma jaoks. Eesti eestlaste jaoks ma olen täiesti nõus, et eestlased ilma Eestita ei ole, neid ei ole olemas. Need on eestlased. Aga et kui vaadata numbreid, siis et meil on ühel pool on 1 miljon inimest, kes on Eestis ja teisel pool on 8 miljardit inimest, kes on maailmas. Ja kui nüüd mõelda tõenäosusteooria või kaosateooria, ükskõik millise teooria põhjal, kumb otsustab Eesti eksistentsi, kas need on need miljon inimest või on need 7,999 miljardit inimest, siis on täiesti selge, et tegelikult päeva lõpuks 100 aasta, 200 aasta perspektiivis loeb see, et kas Eesti pakub maailma midagi, kui palju on maailmas inimesi, kes peale eestlaste veel tunneks, et Eestist on midagi, kui Eesti ära kaob, et kellelgi oleks mingi puudu. Ja need on need asjad, mis on nagu alates Arvo Pärdist ja lõpetades Skype'iga ja e-residentsusega, mis on need, miks teised hakkaks puudust tundma, kui Eestit enam ei oleks sellise keha või kohal. Ja seda enam ma arvan, et on vaja, et eestlased jälle käiks maailmas ja viiks neid asju maailma ja oleks maailmas, Euroopas või maailmas kohal. Sellega ma olen täiesti nõus, et mida rohkem eestlased käivad maailmas ja toovad siia tagasi neid oma enda kogemusi mujalt, mis on ju siis ka tema enda kogemused, need ei ole võõrad kogemused. Seda enam Eesti enda elu läheb ka mitmekesisemaks, rikkamaks ja nii edasi, aga see põhiline ütleme siis, tuum peab olema see, mis töötab kõik selle ümber, mis mujalt tuleb. Kui seda tuuma enam ei ole, siis kaobki ära Eesti kui selline. Nii et see on selles mõttes nagu mingi keskkond, eks ole, kus kogu see toimub. Ja ma arvan, et siin on ka üks väga tähtis niisugune põhimõte, sa küsid, miks peab olema üks niisugune väikene. No sama asi on see, et miks me hoiame, ma ei tea, neid haruldasi lilli ja loomi ja liike oma metsades ja põldudel ja aedades, ütleme, statistiliselt nad on nii väga vähe tähtsad, milleks jääks ma hoia mingisugust käokinga või midagi, eks ole. Laseme ikka põllud siledaks, paneme igale poole rapsi, eks ole, ja siis on ju väga hea statistiliselt öelda, et meil SKP kasvab. Ja paljudes riikides ongi nii tehtud. Aga SKP kasv ei ole ainukene väärtus maailmas. Mitmekesisus on palju suurem väärtus. Ja mitmekesisuse hoidmiseks peab hoidma just nimelt seda kohta ja siin seda, mis siin on, sest kui me siin seda ei hoia, ega siis need, kes kaugel on, seda ka ei hoia.
kuhu sa Sten sellise nagu luuseri joone tõmbaks, et mitu päeva aastas peab Eestist veetma väljas, et mitte olla luuser? Null on luuser. Pikas perspektiivis, kui inimene ei suhtle maailmaga, siis ei suhtle maailm temaga ka. Ja siis on nagu küsimus, et mis on selle inimese, no kuidas ta saab, näiteks minu jaoks on tõsine oksümoorum või paradoks on see, et inimesed, kes nagu üritavad isoleerida, üritavad väita, et see on Eesti kaitsmine. Ehk siis jällegi tagasi tulles mul nende suhtarvude juurde, et kui see, et maailm Eestis hooliks on Eesti julgeoleku garantii pikas perspektiivis, siis see, kui sa tõmbad seinad, müürid üles ja siis istud seal nende taga, et siis see on kõige viimane asi, mis Eestis kaitseb. Et see, ma arvan, teeb see nagu mentaalne vastuolu selle vahel teebki väga paljud need probleemid teravaks, et miks võiks käia rohkem väljas. No siin ongi see rikkuse küsimus, see inforikkus on ikkagi seotud suhtlusega. Tähendab, kui me tahame iseenda jaoks midagi tähendada, olla rikkad, olla huvitavad, nii edasi, siis me peame olema kontaktis ka teistega. Suhtluses me areneme ju ise ka iseendaks. Kui mõtleme ette, neid katsed on ju olnud, on ju need efektid nendest lastest, kes on näiteks hoitud kinni koopast keldris. Ja nad ei arene välja üldse isiksuseks. Samuti praeguses maailmas, kui mingi rahvas või kultuur ei suhtle üldse teistega, ta jääb ka selliseks suletud teistele ja endale enam uut mingisugust isegi kogemust mitte pakkuvaks. Nii et selles mõttes tõepoolest, ega üks müüriga ümbritsetud kinnine ala on tegelikult see, mida kõige rohkem alati tahetakse siis rünnata, sellepärast, et kõigil on huvitav, mis seal müüri tahes on. Ja üks selline trend, mis on taas hakanud, ma kujutan ette, et see kindlasti ei ole ajaloos esmakordne, aga mis kindlasti nagu praegu käib, on selliste megalinnade teke, mis on hästi rahvusvahelised. Et kui me mõtleme näiteks, ma ei tea, New Yorgi peale, näiteks Londoni, võib-olla Hong Kongi peale, et London, eks ole, sai äsja esimese moslemist linnapea endale. Et kui palju näiteks London on Inglismaa? Või kui palju näiteks New York on Ameerika? Või kui palju on lihtsalt New York? Üldiselt see on täiesti selge, et linnad muutuvad olulisemaks kui riigid. Et kui vaadata maailmas talendi kogunemist, kapitali kogunemist, kultuurilist aktiivsustest, siis üha rohkem räägitakse sellest nagu linnade kontekstis. Üks hinnang on see, et kuskil aastaks 2030 on sellised 40 linna umbes maailmas, mis domineerivad. Näiteks Hiinas on 20 ülisuurt linna, kes domineerib maailma võttes, kuna nad on väga suletud kultuurist, väga Hiina linnad, aga Shanghai või Hong Kong on nagu selgelt nagu sellised maailmalinnad. Ja see ühest küljest on nagu riskikoht, et kas Eestis on liisavalt suurt linna, mis tõmbaks seda talenti, aga teisest küljest, mida me näeme, on see, et väga suur võimalus sellises maailmapildi muutumises on nendel riikidel, mis on sellist linna suurus. Eks ma arvan, et nagu Singapuri muutus 70-ndatest tänaseni, kus Eesti-suurusest riigist on saanud Soome-suurune riik ja seda kõike Hiiumaa-suurusel territooriumil. Et see näitab selline kontsentreeritud, kus see rahvusriigi piiride sees saab teha otsuseid läbi nagu ühiskonna. Et sa võid kujutada nagu riigipoliitikat ja linnapoliitikat nagu ühe korraga või see kõik on piisavalt hoomatav ja väike, et sellistel väikestel linnriikidel ma arvan, et väike suur tulevik. Tegelikult Eestil on kõik eeldused muutuda millekski täiesti eriliseks just selle tõttu, et meil ei ole suuri linnu, meil on palju metsa. Ja meil on väga palju mõnusaid kohti, kus seesama globaalne infoinimene võib tegelikult endale kuskil metsa sees niisuguse mõnusa elupaiga leida, kus ta on kõikidega ühenduses, aga samas on ta kõige inforikkamas keskkonnas, sest inforikkam kui mets ei ole miski, eks ole, ükski linn. Sellepärast, et linn tegelikult teistpidi hävitab infot, ta muudab kõik sarnaseks, eks ole, ta tekitab sellise olukorra, mille kohta on ju kirjutatud näiteks linnauurijad, et sa astud igasse maailma suurlinna, mis tahes teise linna kaubanduskeskusest sisse astudes, sellepärast, et kõik on sarnane. Ja kui kõik on sarnane, siis infot on väga vähe tegelikult. Nii et tegelikult Eestil on võimalus, aga Eesti probleem on praegu see, et me oleme küll väikene, aga kui me mõõdame ajas seda, kui ruttu me jõuame ühest Eesti otsast teise, on see häbematu kaua. Ja tegelikult näiteks, mina paneksin küll see, ütleme, sihiks mitte selle
või vähemasti mitte ainult selle tohutu suure raudtee, mis peaks meid ühendama Euroopaga, seepärast et üldiselt ma siiski eelistaks lennata, vaid selle, et meil oleks Eesti kaetud sellise trammi või mõnusa niisuguse kiire raudteevõrguga, et me saaksime ühest Eesti otsast teise, kõige rohkem 40 minutiga. Vaat siis me saaksime selle linna, mis tegelikult oleks mets, aga samal oleks ka linn. Ja ma arvan, et see on kõige põnevam. Siin ma arvan, et sa ütlesid nüüd väga olulist asja. Minu jaoks ei ole need edukad suured linnad kõik ühesugused. Minu arust just need on ebaedukad linnad, kes muutuvad kaubanduskeskusteks. Tegelikult edukad linnad on, täna me ei räägi sellest, et keegi ütleks Euroopast, ma tahaks kolida Ameerikasse. Ta ei ütle isegi mitte ainult, et ta tahab kolida San Franciscosse või New Yorki, vaid ta ütleb, et ma tahan kolida Brooklynisse New Yorgis või ma tahan kolida Missionisse San Franciscosse, seepärast mulle meeldib Kreuzberg ja mulle meeldib Kalamaja. Ehk siis need kogukonnad ja linnakeskkonnad, mida inimene otsib, muutuvad järjest granulaarsemaks. Et mitte keegi ei taha kolida linna, mis näeb välja nagu, ma ei tea, ikka kõige suuremaks väärtuseks järjest enam muutub omapära ja vot siin ongi see, miks me peaks seda Eestit hoidma, sest Eesti on praegu ikkagi veel väga omapärane ja me peaksime seda omapära hindama, mitte püüdma Eestit muuta sarnaseks kõikide võimalike kaubanduskeskustega. Aga kui see sama megalinnastumine, eks ole, on ju nagu vaieldamatu trend, et siis lõpuks ikkagi ju tekibki maailma teatud nagu lõplik hulk selliseid megalinnu, mis ei ole otseselt ühegi riigi nägu ega tegu, vaid nad on juba nii suured ja nii võimsad, et piltlikult öeldes nad võiks oma raha välja anda ja olla ise tegelikult terved riigid. See on üldse suur küsimus, kuidas nende riikide tulevik on, mis praegu on üks põhilised üksused maailmas. Selge on see, et nad ei ole alati olnud sellised. Ja kui me vaatame mitte nüüd 10 aasta pikkused aja taha ette või minevikku, vaid vaatame näiteks 1000 aasta pikkuse aja taha, siis mõned riigid on olnud küllalt püsivad, aga mõned on tulnud ja läinud. On olemas mingisugused optimaalsed mingid suurused ja ma arvan, et siin meil ei ole mõtet isegi ennustada. Selge on see, et praegune pilt, mis meil on, see mingis mõttes on säilinud ja on see sama, mis oli kuskil keskajal või Euroopa pilt, eks ole. Aga palju asju on tekkinud ju mujal ja ma arvan, et tuleviku maailm kuskil 20-30 aasta pärast on palju rohkem mõjutatud nendest suurtest Aasia riikidest, sellest, mis seal toimub. Ja Euroopa peab ennast pigem vaatama kui sellist ühtset, selles mõttes ühtset, et see on ka väga omapärane, hoopis teistsuguselt korraldatud ühiskond, just nimelt rahvusriikide mõttes. Sest nendes suurtes, näiteks Hiinas või nendes, seal ei ole ju sellist rahvusriikideks jagunenud suurt territooriumi. No ei olegi, et me pigem ju tegelikult tunneme seda Kagu-Aasiat päris palju just nende suurte linnade järgi rohkem kui riikide endi järgi. Ja need suured linnad tihti on ka väga rahvusvahelised. Et seesama Singapur, mille näite sa tõid, ega seda Singapuri enda kultuuri osa on seal ju imeõhuke. See tegelikult ju ongi kogum ümberkaudsetest rahvastest, millel on lihtsalt täna üks selline nagu valitsemiskord, mis on see keskne kese, mille järgi me Singapuri üldse nagu identifitseerime. Aga siin on Euroopa ju hoopis teistsugune, sest et kui mõtleme, kui me kujutame ette Euroopat, siis ma arvan küll, et paljud meist, mina küll vähemasti, ma ei mõtle nii palju nende suurtele linnadele, kui ma mõtlen just sellele, et on väga palju väikesi, väga ilusaid linnu. Ja selles mõttes on Euroopa rohkem nagu niisugune mesilaskärg, kus on just nimelt nendest väikestest kogukondadest tekib mingisugune uus nagu niisugune sülem. Ja ma arvan, et see on Euroopa suur väärtus. Ma arvan, et seda on Euroopas väga palju näha, on täna sellist kaardid joonistatud, kui kõik Euroopa emamaast eraldumisliikumised õnnestub, siis milline näeks Euroopa kaart välja. Et need, mida me teame, on katalaanid ja šotlased ja et see kaart oleks oluliselt kirjavam, kui ta täna on ja täpselt samamoodi, ma arvan, et maailmas me laias laastus oma eluajal näeme mingisugune 50 uut riiki vähemalt täna. Ehk siis, et see nagu tükeldumine väiksemateks tükkideks ja just see sama, et kui näiteks Šoti referendumite ajal vaadata, kuidas ealiselt jaguneb, siis sellised 22–35 tüübid on kõik nagu see, et jaa, ma olen muidugi šotlane, mitte suurbritanlane. Ja samal ajal nagu nende inimeste osakaal süsteemide kujundamises järjest kasvab. Ehk siis, et see, kuidas baskid, katalaanid, kõik need tüübid tegelikult iseennast defineerivad muutub ajas väga kiiresti. Nii et me võimegi öelda võib-olla seda, et just nimelt väikesed riigid on Euroopas kõige püsivamad. Aga ma saan aru, Sten, et seda muutust ikkagi lükkavad eest siis pigem nooremad inimesed või? Nende suhtumine sellesse riigiks olemisse on kuidagi teistmoodi või kui vanematel või? See sama tehnoloogia mõju, et see, et kas sa defineerid ennast läbi selle koha, kuhu sa juhtumisi, sünd on loto. Sa ei saa ise mõjutada seda, kuhu sa sünnid ja
ja siis on sul lapsepõlv, mis kujundab sinus väga põhilised kultuurilised väärtussüsteemi nagu sinu ümber, aga sealt edasi see, et kui sa oled üles kasvanud sellega, et sa tead, et mobiiltelefon ei ole mingi eksootiline uus tehnoloogia, vaid see on loomulik elu osa, et sa saad ajada kõiki oma asju, kus iganes sa tahad, et siis sa nagu suudad nagu lahutada selle nagu füüsilise sünnihetke ja selle, kus sa tegelikult iseennast teostad läbi oma elu ja see mõjutab seda, kuidas inimesed hakkavad suhtuma sellesse, et mis on riik ja mis on riigi roll nende elus ja see kindlasti ei tähenda kodumaa armastuse asendumist, aga see tähendab teistsugust suhet. Aga kui sa ütlesid, et see sündimine on loto, et siis järelikult kodumaa armastus ei saagi olla mitte midagi muud kui lihtsalt ajupesu, mis on varaselt lapsepõlvest tehtud. Tegelikult, kui me nüüd võtame teistpidi, siis sündimine ei ole ju loto, sellepärast et me igaüks kanname endast väga-väga pikka geneetilist rida. Tähendab, see rida hakkab meid määrama ja see enam pole sugugi loto. Ja kui me elame mingisuguses keskkonnas, siis mitte ainult see, mis on meis geneetiliselt, vaid ka see, kellega me suhtleme, mida me koolis õpime, hakkab meid määrama. Nii et siin ongi nagu kahte pidi. Ühelt poolt jah, on juhus see, kus hetkel ja kus kohas see geneetiline rida selle nupu maa sest välja lükkab, nagu see seenevõrgustik. Teiselt poolt, kui ta juba on lükatud, siis siit läheb kõik loogiliselt. Ja ma arvan, et siin on ka väga oluline aru saada, et vaatame kõiki neid probleeme, mis praegu on nende teise ja kolmanda põlve pagulastega Euroopas, eks ole, ja mujal. See on just see, et esimese õhinaga, esimese põlvega, need, kes on niiviisi rõõmsalt välja rännanud, ma räägin praegu põgenikest. Need tunnevad, et oi kui tore, mul on siin palju parem ja nii edasi. Aga siis juba kuskil teises, kolmandas põlves nad hakkavad aru saama, et ikkagi need, kes on siin selles kultuuris selle pika rea omandanud ja kannavad seda endas, nendel on midagi, mida nendel uustulnukatel ei ole. Siit tekivad tihti need konfliktid, et ma olen küll nagu prantslane, pass on prantslane, aga ma ei tunne prantslaste hulgas, et nemad võtavad, et ma olen prantslane. Ja siit tekib niisugune psühholoogiline ebaturvalisus. Ma arvan, et väga palju neid probleeme, mis Euroopas on just nimelt sellest, et inimesel on vaja psühholoogilist turvalist pikka juurt. Ja seda pikka juurt on võimalik arendada haridusega, kui seda tõesti teha, pingutada selle nimel. Aga mõelda, et see lihtsalt tekib reisimisest ei teki mitte midagi. Reisimisest tekib ainult pilet taskusse ja mingisugune silmaga näinud kogemus. Tegelikult ma arvan, et ongi hea aeg pöörata korraks pilgud publikusse ja anda tööd meie Arvamusfestivali vabatahtlikele. Ma annaks teile mõne minuti tõmmata oma läheduses käima see küsimus, et miks endiselt olla siin, mis on see, mis hoiab või siis mõnel puhul ka toob inimesi Eestisse ja meie võime lava peal nii kaua juua vett ja värskendada ennast ja mõne minuti pärast ma tuleks seda asja uurima. Kas see proua oli korraldaja või? Kas see proua käis ütlemas, et meil aeg on otsas? Ei, ütlesid, me vabaduse hoiad. Ma arvan, et ta ei olnud meiega nõus. Jah. Ei taha keegi midagi küsida meie käest. Hendrik hakkab, sa mõndad küsimus. Jah. Meil on üks mikrofon on publikus. Ma kavatsen nüüd tõmmata terve valjaku tähelepanu endale. Ilm on väga hästi, ilm on sobib väga. Meil jääb 10 minti. Euroopa lippu polegi kuskil väljas. Ma ei tea, äkki siin peal?
Nii et sind ikka 20 ei ole või? Ei ole, jah. Kahjuks. Edeniviisi. Kohal. Lubas tulla. Nii, kuulge, aga ma paluks nüüd anda märku, et kas kuskil on, meil on üks mikrofon, mis liigub seal ringi. Ja ma tegelikult tahaksin selle kohe kuhugi suunata, kus mõni arvamusfestivaalane annaks märku, et me saame oma küsimusele esimese vastuse. Mina pean nüüd vastu. Ma tahtsin vastu vaielda sellele, mida Marju Lauristin enne ütles, et Eestisse peaks tulema ja siin peaks olema ainult armastuse pärast. Armastus muidugi on ka alati oluline komponent, aga mis on need põhjused veel lisaks armastusele, et Eestis on tegelikult ju nii palju muid asju, mida mujal maailmas ei ole, et seesama mets, mida sai mainitud. See ongi armastus. Armastus metsa vastu. Aga et lihtsalt seesama Eesti väiksus, mis toob talle nii palju eeliseid teiste riikide ees, et seesama võrdlus näiteks Ameerika Ühendriikidega. Kuna see riik on niivõrd suur, siis seal asjad juhtuvad lihtsalt nii palju aeglasemalt, et Eesti väiksus siinkohal on meie jaoks suur eelis. Ja seesama, et me siiski asume Euroopas suhteliselt keskel või jällegi kust poolt vaadates, et Aasia ja Euroopa vahel me oleme nagu keskel. Et meie asukoht tegelikult on päris soodne, kuigi jah, see lennuühenduste teema on probleemiks mõistagi. Aga et just vaadata rohkem neid asju, mida Eestis on, mida mujal ei ole, et siinkohal me oleme väga unikaalsed, ma arvan. Aitäh! Kas me saaks mikrofoni suunata? Ja siia lava ette. Kas kõik pudinad on teie omad? Räägiks siis seda, Marju, et mina tahaks öelda seda, et maailmaga kursis olla õnneks ei pea ju enam Eestist ära minema, sest seesama virtuaalne reaalsus võimaldab meil maailmaga siinsamas kursis olla. Kindlasti tuleb vaadata erinevaid põlvkondi. Minu põlvkond, jah, ega meil võib-olla see rännukihk enam nii tugev ei ole kui noorematel. Aga mida me saaksime ise kõik teha, et need tublid noored, kes tahavad maailma näha ja seal toimetada Eestisse tagasi tuleks, on see, et me ei pööraks nendele selga ise, et me ei ütleks, et nad on kuidagi Eestile kaduma läinud. Me peaksime Eestit nägema ise ka palju suuremana Eesti maailmas. Selle võimaluse annab meile praegu ka virtuaalmaailm, aga selle püsimiseks on ka reaalset Eestit vaja, nii et hoidkem seda. Aitäh! Aitäh! Jah, palun. Üks väike kommentaar siia juurde. Minu kogemus hajutatud tiimi juhtides, et Skype'is meil oli kuskil, selleks hetkeks, kui meil oli 200 inimest, oli meil 10 asukohas neid inimesi. Ja täna mul on tiim, kes on 12 inimest, kes on 5-6 viigi vahel juba. Et minu kogemus on see, et inimsuhteid saab ehitada füüsiliselt koos olles ja tehnoloogia võimaldab neid elus hoida. Ehk siis selles osas on ikkagi oluline, et mingi osa sellest liikumisest on füüsiline ja siis need võrgustikud püsivad elus tehnoloogia peal. Jah, aitäh, Sten, see oli väga tähtis märkus, seepärast, et ka kõik uuringud näitavad seda. Ka näiteks igasugused e-õpped ja muud on ainult siis täiesti efektiivsed, kui nad vahelduvad siiski tegeliku koos olemisega. Ja, või see tegelikult on ju, see kehtib ka näiteks kaugtöö puhul, et kui inimesed on ikkagi ainult kontorist ära, siis see ei toimi nii hästi. Aga kõige paremini toimib see, et sa oled natuke kontoris ja natuke ära. Kas meil on veel vestlusringe, kuhu me võiksime oma pilgud suunata? Kui on kuskil tõske käsi püsti, ma ei näe lihtsalt. Jaa, palun, seal on. Nii. Et me tegelikult arutasime siin oma keskis, et mis siis nagu Eestisse inimesi toob ja me jõudsime järeldusele, osaliselt jõudsime järeldusele, et äkki see on see, et siin on selline nagu diversity, et siin on nagu vana ja uus on koos, et Eesti on suutnud nagu Ida-Euroopast nagu välja tulla ja tehnoloogia riigi nagu taevasse tõusta, et mis on teie arvamus selles suhtes? Ma arvan, et see on väga oluline see, et vana ja uus on koos, aga üldse ma olen nõus sellega, mis Sten ütles, et Eesti on tegelikult väga hõlmatav. Siin ollaksegi koos ja väga erinevad on koos. Maa ja linn on väga palju rohkem koos. Tähendab, praegu
kogu maailmas süveneb niisugune eraldatus, kastiketesse eraldatus. Eesti on üks neid kohti, muidugi mitte ainult Eesti, aga Eesti õnneks on üks neid kohti, kus ikkagi see koos olemine, erinevate koos olemine on palju lihtsam, palju kergem, mõnusam, ma ütleks. Nii et tõepoolest niisugune mõnusa koos olemise teema on väga tähtis. Ja see on ka tegeliku kogemise teema, ega sa sellest ei saa aru, kui sa arvuti tagant Eestit vaatad. Vaid ainult siis, kui sa tunnetad, kes su ümber on. Kuigi ma arvan, et sama on ka New Yorgiga. Ma arvan, et ega New Yorgist ka ei saa aru, kui sa vaatad ainult neid läikivaid pilvelõhkujaid. New Yorgist saad ikka siis aru, kui sa tead kuskil niiviisi õhtusemal ajal jalutad alt sealt kuskilt Vabadussamba juurest üles mööda kogu seda pikka 5. Avenued, siis sa tunned, kui sa oled jala läbi käinud 5, 6, 7, 8 kilomeetrit, sa tunned, mis New York on. Ma võin seda oma kogemust ütelda. Ja on olemas ka vanad New Yorklased, eks ole, kes on hoopis teine seltskond kui need, kes seal praegu võib-olla rohkem ringi toimetavad. Nii, kas meil on veel kuhugi suunata mikrofoni? Tõstke käsi püsti, jaa. Tere, mul oleks küsimus Stenile. Et on kõik need suured teadlased, Putnam ja Fukuyama on uurinud Boston või Route 128 versus Silicon Valley ja mis ma nüüd olen seal tähele pannud, ma küsin, kas on nagu tõsi, et miks Silicon Valley seda füüsilist näost näkku suhtlemist on palju, sektorite ülene, aga nüüd ma lugesin, et oli just nii, et seal on see ebakindlus. Selles mõttes ebakindlus, et rollid ei ole määratud. Täna võime olla su ülemus, homme oled sa minu klient, ülehomme oled sina minu ülemus ja nii edasi. Et kas see on midagi nihukest, mida sa oled tunnetanud või mis need, et mis nagu teeb, sest öelda, et jah, et me võrgustume, tekitame sotsiaalset kapitali, usaldust, näost näkku kohtumist, aga just see ebakindlus, et me ei tea, kes me täna oleme, kes me oleme homme, et ei ole struktuure paigas. Et mina olen juht, sina oled alluv järgmised 20 aastat. Ei, kindlasti selle muutuse kiirus ka on kasvanud ja kui võtta see sama Silicon Valley või Ränioru näide, et 40 aastat tagasi olid seal ikkagi inimesed, kes ehitasid pooljuhte, et see olid tehased ja liivast tehti elektroonikat. Aga et kui vaadata seda, kuidas see võrgustik täna toimib, et ma arvan, et seal on päris palju inertsi ja ka ütleme, tehnoloogiline innovatsioon on maailmas palju rohkem laiali hajunud. Et kui võtta maailmas täna kõik tehnoloogiafirmad, mis ei ole veel börsil ja mille väärtus on suurem kui $1 miljard, siis nendest on jäänud Silicon Valley'sse kuskil kolmandik. Ehk siis tegelikult neid tekib mujale ka nagu seeni peale vihma. Euroopasse küll mõnevõrra vähem, Aasia on oluliselt kiiremini liikunud järele, aga et ma arvan, et see pilt ikkagi hajub. Ja seal jällegi nende võrgustike ja muutuvate inimsuhete taustal väga paljuski ei ole enam vaja seda, et sa oled 100% ajast kuskil. Et kui ma vaatan enda näidet, et ma olen viimased 3 aastat elanud Californias, viimase aasta rohkem Eestis. Kui ma elasin Californias, veetsin ma kuid aastas Euroopas. Kui ma elan Eestis, siis ma käin iga paari kuu tagant Californias. Ehk siis see pöörlemiskiirus on lihtsalt oluliselt kasvanud ja me näeme seda näiteks telefondi kasutajate puhul ka, et inimesed ei vaata seda korra elus, et kuhu nad kolivad. Hüva, me saame tegelikult ühe küsimuse või ühe kommentaari saame publikust veel võtta. Kui on kuskil, tõstke käsi püsti, on jah? Siin küsin, miks Eesti... No, kuidas küsimus on? Mina arvan niimoodi, et Eesti on sellepärast hea riik, et meil oma rahvuskultuur on säilinud nii kaua, kui me elame. Kui need laulupeod ja vanainapäevad ja emmadepäevad ja isadepäevad, ma ise olen ka isa ja vanaisa, et meil see kultuur on, see hoiab kõik kinni. No lühidalt öeldud, et see on kõige tähtsam. Ja teetaks ka inimeseks. Jaa, Marju. Aitäh, lõpuks me jõudsime ka laulupeoni ja teil on täiesti õigus. Eestis on tõepoolest, kui me räägime Eesti kultuurist, väga suur roll just sellel kultuuril, mida tehaksegi tegelikult üheskoos. Mitte ainult siis sellel kultuuril, mida loovad üksikud autorid nii-öelda, vaid just nimelt rahvakultuuril ja ma arvan, et see meie laulupidu, see on üks iseäralik asi, seda tullakse ju vaatama üle maailma. Ma siin täna õhtulgi kell 7 kohtun BBC võttegrupiga, kes teeb BBC-le suurt saadet. Ta rändab läbi Euroopa, mida ta Eestis tahab näha, see on laulupidu. Ja mitte ainult sellepärast, et ta teab, et siin on ilusad laulud, vaid just nimelt see, kuidas me seda laulupidu oleme hoidnud ja seda korraldust, kogu seda võrgustikku. Nii et me räägime tänapäeval võrgustikust ainult siis, kui me mõtleme tehnikale. Tegelikult esmane võrgustik on inimeste vaheline võrgustik. Ja laulupidu on üks väga uhke, täiesti ikkagi erakordne üle 150 aastat püsinud inimeste vaheline võrgustik, mis ennast kogu aeg nagu uuesti loob. Nii et Eesti on selles mõttes jah, tõepoolest väga omapärane.
kas see, ma nüüd lõpetuseks tahaks teie käest küsida, et kas see tehnoloogiastumine, kõik, mida me praegu nii suure hooga üle elame, eks ole, kas see ikkagi muudab siis nagu riigiks ja rahvaks olemist kuidagi või ei muuda teie arvates? Ta muudab ühelt poolt kindlasti seda, mismoodi riik on. Noh, näiteks me teame, et meie riik e-riigina on ta meie jaoks palju mõnusam, eks ole, kui ilma selleta. Sisemiselt, jah, see on ühe protsessi efektiivsus. Ja ta muudab muidugi ka seda, kui avatud riigid on nagu suletud, sest tõesti avatus maailmal on palju suurem. Aga mis puutub inimest, siis mina küll olen veendunud, et inimest kui sellist, inimkonda, inimest kui sellist, ta muudab võib-olla pealispindselt rohkem kui sisemiselt. Seda sisemist võrgustumist tegelikult on olnud ju kultuuris mingit hoopis teiste vahendite kogu aeg. Me oleme lihtsalt nagu lapsed, kes on tehnilisest lelust nii vaimustatud. Aga noh, kui me võtame kas või sama keskaja, ka siis olid inimesed liikuvad, ka siis oli ühine see kujutlus virtuaalne maailm, aga siis oli selle keskpunktiks, näete seesama, mis siin on, kirik, eks ole. Mitte suured need taldrekud või satelliidid, aga vaimne võrgustik oli olemas. Me vaatame keskaegset Facebooki. Ja absoluutselt keskaegne Facebook, täpselt, jah. Ma arvan, et inimesed üldiselt ülehindavad tehnoloogia lühiajalist mõju. Et see, mis juhtub, et meil on uus tehnoloogia, mis juhtub 5 aasta pärast, see kõik kapitaalselt toimub teistsugune. Ja inimestel on ka kombeks väga kõvasti alahinnata, mis on pikaajaline mõju. Ehk siis, et ma arvan, et nagu tegelikult muutus toimub pidevalt, maailm ei ole staatiline, ka see tehnoloogialaine muudab lihtsalt mõnda asja kiiremini, mõnda aeglasemalt. Ja see sama võrgustumise point, et mõnes mõttes olulisem, kui sa võtad maailmakaardi ja maailmakaardi peal on jooned, kui sa vaatad tänast maailmakaarti, geopoliitilist kaarti, siis need jooned on selleks, et eraldada. Ja paar nädalat tagasi tuli ühel Singapuri, Londoni ja Ameerika vahel pendeldava teadlasel nimega Parag Khanna tuli välja raamat, kus ta esineb väitega, et nagu uus maailmakaart on see, kus jooned ühendavad. Ehk siis, kus saab kuhu lennukiga, kust läheb valguskaabel, kus on laevaliin, kus on tunnel, et kõik need jooned on 100 korda olulisemad kui need, mis eraldavad. Ja kui sa võtad nagu kaardi joonistad niimoodi ümber, siis sa näed hoopis teistsugust maailma, kus nagu jooned ja võrgustumine nagu tehnoloogia aitab inimesi ühendada, mitte selle võrra, võt sellest joonest sina ilma minu loata üle ei tule. Aga nii on ju, ei tule ju. Paljuski. Täna istub maailmas miljard inimest igal aastal lennukitooli. Ehk siis see on nagu illusioon, et ei tule, tuleb küll. Tegelikult on niiviisi, et need tehnilised muutused muidugi muudavad maailmaga, nad muudavad pika aja peale. Näiteks kui trükimasin leiutati, ega siis keegi ei osanud näha, milliseks muudab raamat selle, kuidas me kujuneme, kuidas me õpime, mida me teame ja nii edasi. Täpselt samuti kogu see uus niisugune info või infokeskkond, ta kindlasti muudab, aga ma arvan, et me näeme seda võib-olla meie. Kuskil võib-olla, 50-60 aasta pärast palju selgemini kui praegu. Praegu meil on aasta algus, palju tähed algavad, me ei teagi veel, mis toimuma hakkab. Nii et seepärast ma arvan, et on jällegi Eestil on väga suur väljakutse olla valmis alustama midagi sellist, mida mujal ei ole, sest praegu algavad paljud asjad. Selge, meie aeg on sellega läbi. Ma väga tänan teid, Sten ja Marju, ja ma tänan väga kõiki kuulajaid ja vaatajaid. Ja me oleme siin veerand tunni pärast tagasi natukene muutunud seltskonnaga ja räägime edasi. Aitäh! Aitäh!